Täna on ideaalne ilm lugemiseks. Kuigi mul on kodus mitmeid raamatuid, otsustasin siiski raamatukokku minna. Sealne lai valik on nii suur, et õige raamatu leidmine võib olla keeruline, aga just see otsimisprotsess ongi põnev. Olen mõelnud, et võiksin ka ise raamatu kirjutada ja selle välja anda, kuid raamatukokku tulles mõistan, et see võib jääda kuskile madalamasse riiulisse. Kes üldse leiab minu teose tuhandete raamatute hulgast? Vaadake seda patja! Ta on nii suur ja nii pehme ja karvane. Ja selle padja peal ma näitan teile 3 raamatut sain raamatukogust. Ma sain ühe lasteraamatu, ühe täiskasvanute raamatu ehk siis ilukirjanduslik ja luuleraamatu. Ja alustame sellest. Päike ja tema lilled, rupikaur ja mis siin taga on kirjas? No näiteks selline nagu luule moodi. See on eluretsept, ütles mu ema, kui ta mind oma käte vahel hoidis, kuni ma nutsin. Mõtle neile lilledele, mida sa igal aastal aeda istutud. Nad õpetavad sind, et ka inimesed peavad närbuma, langema, juurduma, sirguma, et nad saaksid õitseda. Nii, ja siis siin on isegi illustratsioone. Igasuguseid illustratsioone. Vaadake seda südant lilledega ja vaadake seda lille. Jah, sellised toredad illustratsioonid. Ja ma mõtlesin, et miks mitte lugeda luuleraamatuid. Järgmine raamat on nimega Kadunud. Karoliine Erikson kirjutas selle raamatu. Millest see jutt siis on? Ühel päikselisel hilissuveõhtul sõidavad Greta, Alex ja 4-aastane Smilla asustamata Järvesaarele. Greta jääb paati, isa ja tütar lähevad maale, nad ei tule tagasi. Nende salapärane kadumine ja selle järgnev palavikuline otsimine viivad kiiresti segaduse ja kaose labyrinti. Miks käitub Greta nii imelikult? Mis Alexi ja Smillaga tegelikult juhtus? Selline põnev raamat siis. Ning järgmine on lasteraamat. Ma mõtlesin, et tahaks vahepeal ajud välja lülitada. Või ma lihtsalt mõtlesin, et kuna mul hakkab kergesti igav, mul on vaja, et kogu aeg midagi juhtuks raamatus ja ma muretsen, et kui selles raamatus piisavalt kiiresti kass hüppab ukselenktidele. No tule siia. Siin on see nunnukiisu. Vaadake, ta nimi on Elvis. Oled sa nunnu? Hüppasid ukselingile ju. Mine. Ja, kooma jäingi. Kui selles raamatus piisavalt kiiresti sündmused edasi ei liigu, siis siin kindlasti liiguvad. Ja see on tõsi, sest et ma juba lugesin 88 lehekülge ning siin lihtsalt kogu aeg juhtub midagi põnevat. Ivy Pocket on 12-aastane täiesti tähtsuseta teenijatüüruk, kes on endast väga heal arvamusel. Kui grafinnakal punkle, kes pigem põgeneb Lõuna-Ameerikasse, kui jääb edasi Ivy seltsi, jätab ta Pariisi maha. Pole meie nii-öelda kangelannal ei raha ega kodu, kuhu minna. Ent siis kutsutakse Ivy Pocket Rinti hertsoginna surivoodile. Ürisliku 500 naelase tasu eest nõustub Ivy viima Inglismaale hertsoginna väärtuslikema varanduse kellateemandi ja panema selle jubedale Matilda Puffordile tema sünnipäeval kaela. Ei võta kaua aega, kui Ivy on sattunud keset salasepitsusi, kust ei puudu kurjus, vägivald ega ka mõrv. Barbara Gentini humoorikate kootistiilis illustratsioonidega raamatus ainult mitte Ivy Pocket algab ühe tüdrukus surmnaljakas teekond, mille kestel ta saab teada, kes ta tegelikult on.